Ja kui te nüüd arvate, et me hakkame surmast rääkima, siis ei hakka hoopis maksudest. Kas Eesti suudab hoida oma maksusüsteemi, mis on hinnatud maailmas kõige konkurentsivõimelisemaks? Selle üle tuleb mõtisklema järgnevalt Kaido Künnapas, kes on meie õiguse instituudi vanemlektor ja advokaadibüroo Sorainen maksuõiguse töögrupi Baltikumi juht ja vandeadvokaat. Kaido, lava on sinu. Aitäh sulle! Tere kõigile! Väga meeldiv siin olla. Esiteks ütlen disclaimerina ära, et hariduselt ja töövaldkonnalt ma olen jurist, nii et kui ma hakkan siin numbritest rääkima, siis palun suhtuge skeptitsismiga. Arvutamisega on raske, majanduse mudeldamisega on veel keerulisem. Et mis minu roll võib-olla täna siin on anda teile edasi mõned mõtted, mida ma näen oma igapäevatööst oma klientidega, et ma juhin Sorainen advokaadibüroos maksuvaldkonna töögruppi regionaalselt, see tähendab Eestis, Lätis, Leedus. Ja võib-olla on sealt midagi, mis panustab tänasesse diskussiooni. Ja lisaks ma olen ka siin TalTechis siis õiguse instituudis maksuõiguse lektor ja natukene võib-olla hariduse poolt saan ka siis juurde rääkida. Et see teema on natukene provokatiivne ka, et on püstitatud selliselt, et kas me suudame hoida Eesti maksusüsteemi siis number 1 OECD rankingus, mis ta täna on, et millest ma räägin, on siis selline edetabel, kus on pandud ritta maksusüsteemid selle järgi, kui head nad on. Seda edetabelit peab siis Tax Foundation Ameerikas. Eesti on seal olnud juba aastaid ja aastaid number 1. Läti on väga lähedal, nagu te näete, siis Läti on number 2. Miks see nii on, mida seal üldse mõõdetakse? Tegelikult 2 põhilist teemat. Et esiteks maksusüsteemi konkurentsivõime, mis paljuski taandub sellele, et kas maksumäärad on kõrged või madalad. Et nagu siit võitegi näha, et number 1 on Eesti ainult ühes kategoorias, mis on siis varamaksud, ja kurikuulsalt on Eesti olnud siis varasid väga vähe maksustav. Et need on meil kas või maamaksu vaadatuna, et see ei ole kinnisvaramaks, vaid maamaks, eks ole. Ja mis puudutab ettevõtete maksustamist, eraisikute maksustamist, seal me oleme Läti järel olnud number 2. Et meil on maksusüsteemid väga sarnased, teatavasti Läti kopeeris oma süsteemi meie pealt maha, kui niimoodi viisakalt öelda, mõned aastad tagasi. Ja mida nad on suutnud teha? Nad on suutnud hoida maksumäära natuke madalam kui Eestis, et neil on 20, meil on 22. Ja ilmselt see on üks põhjuseid, miks nad seal number 1 kohal on. Ehk siis nad on natuke konkurentsivõimelisemad selle tabeli järgi. Ja eraisikute puhul ka siis oleme number 2. Et esimene on vist Slovakkia, kui ma õigesti mäletan. Et see on ka jällegi tulenevalt lihtsusest. Et see on nüüd see, millel see tabel põhineb, on siis esiteks konkurentsivõime ehk maksumäärade kõrgus või madalsus, teine on sisuliselt siis erandite puudumine ehk neutraalsus. Ehk siis mida neutraalsem, mida lihtsam, mida erandite vabam on maksusüsteem, seda kõrgemal kohal ta seal edetabelis on. Ja miks minu küsimus on natuke provokatiivne või see teema püstitus on see, et kas me ikka tahame üldse olla number 1, et kas Eestit viib ikkagi edasi see, et me ei tee erandeid, ei mõtle sihitult, kuhu me tahame suunata oma fookusega läbi siis maksustamise, kas maksusoodustuste või kõrgema maksustamise, eks ole. Et natuke haakub siin varem kõnelejate teemaga, et äkki me peaksime rohkem sihtima, mõtlema, kuhu me oma energiat suuname ja äkki see toob meile rohkem tagasi, et me ei pea kõike tegema hästi. Et mulle küll väga meeldib see tabel, sellepärast, et oma igapäevatöös müügiargumendina ideaalne. Mõned aastad tagasi, super, tuli välisklient, kuidas teil Eestis maksudega on lood, et me tahaks siia teha finantskeskuse või tahaks mingi IT-äri püsti panna, millest me räägime number 1, eks ole, et netist võite lugeda. Mõni aasta tagasi siis Läti tuli juurde sama ettevõtte tulumaksusüsteemiga, nüüd on see Poolas ka, valikuna võimalik kasutada, et nüüd niimoodi uhkustada enam ei saa.
konkurente on juurde tulnud. Aga hea argument on ta tegelikult tänaseni. Teiseks, mis ettevõtjatele, kes tulevad Eestisse, väga meeldib, on see, et ettevõtlus tulumaksu arvestamiseks meil nagu iga-aastast tulumaksu ei ole, et me ei pea pidama keerulisi maksuarvestusi, et kõik on väga lihtne. Et seda oli näha siis, kui oli plaan kehtestada julgeolekumaks, mis oleks olnud siis 2%-line iga-aastane maks mõneks aastaks ettevõtte raamatupidamislikult kasumilt, et siis tekkis kohe kaks küsimuste suunda, et üks on see, et oi, et nüüd läheb süsteem keerulisemaks, kas ikka admin-kulud nagu õigustavad seda, et Eestisse tulla ja meie lihtsas keskkonnas toimetada, ja siis teine oli see, et kuidas sellest mööda nihverdada, eks ole, et hindame varad üles, enne kui maks tuleb ja siis hakkame vaikselt alla hindama. Seda õnneks ei tulnud, et see olekski vist pool aususe peale maks olnud, kui nüüd päris aus olla, et pidi ta tulema siis nüüd lõpuks tulumaksu tõusuna, mis sai ka lõpuks ära. Et selles suhtes Eesti number 1 positsioon selles tabelis on väga hea müügiargument. Aga kas ta nagu viib meid ka edasi, et kas tänane majandusseis soodustab seda, et hoiame selle võimalikult lihtsana erandite vabana? Küsimus natuke teile. Ja kuidas seda küsimust mõelda, vaatame, mis siis majanduses meil siin täna üldse ümbruskonnas toimub. Et need on sellised üldised tõdemused, numbreid ma ei pane, sest ei tohi mind uskuda, kui ma hakkan numbritest rääkima, sest see pole minu spetsialiteet. Aga kolleegide käest ma ikka olen uurinud, et mis siis nagu päriselt toimub veel naaberriikides. Et nagu siin enne on kõlanud, siis Leedu on tõesti omal tuule alla saanud, see juba mõned aastad tagasi toimus, vähemalt kuidas mina seda nägin, oli paljuski finantssektori edule, et Leedu väga oskuslikult tegi erinevaid soodustusi ja lõi võimalusi, et miks Leetu asutada finantstehnoloogia ettevõtteid. Et mingi aeg oli Eesti selles väga populaarne ja siis me nägime oma töös, kuidas väga kiiresti nihkus valik hoopis Leetu. Et täna on Leedus tuul majandusel all, et mingil määral hakkab sinna panustama ka siis pensionireform, samamoodi nagu Eestis oli, lasevad nemad pensioniraha vabaks ja seal on süsteem tehtud veel nii hästi, et sa saad selle maksu vabalt välja võtta teatud ajani ja pärast mida sa saad seda maksustatuna välja võtta, et kes see siis võtab maksustatuna välja? Ilmselt väga vähe inimesi hakkavad seda varianti kasutama, ehk siis järgnevatel aastatel tänu pensionireformile nähakse Leedus päris palju ka majanduskasvu ja loomulikult pärast ka siis kukkumist, eks ole, et see nüüd väga pikalt jällegi edasi ei vii. Mis väga palju Leedut toetab, Poola kõrval asumine, et siin enne mainiti, et maanteetranspordi ehk siis rekasektor on Leedus väga tugev, tõepoolest, et seal on Baltikumi kahtlemata suurimad autopargid, rekasektoris seal 10,000+ autot, kui ma õigesti mäletan, Kirteka ja kes seal suurettevõtjad on, et Poola on kõrval, siis saab seda lubada. Et Eestis sa ei saa sellist äri teha, et pigem loeme meedias, kuidas meil autotransport läheb nagu pigem pankroti poole. Vähemalt mõni aasta tagasi nii oli, et kui hakkas Ukraina sõda pihta, polnud juhte enam võtta, et see nagu panustas sinna ka väga palju. Mis Leedus veel eeskujulik on ja mida võiks võib-olla Eestiski eeskujuks võtta, natuke haakub siin eelpool kõnelejatega ja teemaga, et kui julged me oleme, kuidas me tahame välja paista, kas me julgeme eksida, et leedukad tunduvad olevat väga tugevad müügimehed ka riigi tasandil. Et siin hiljuti juhtusin rääkima ühe majandusanalüütikuga teemal, et kui Rheinmetall uuris võimalusi, et Saksamaa ettevõtted, kuidas siis Eestisse tulla, ma saan aru, et üks probleem, mis seal üles kerkis, oli see, et me ei osanud eriti hästi müüa Eesti riiki neile, et kuidagi see on ilmselt üle dramatiseeritud, aga kui selline ettevõtja tuleb Eestisse, siis ta ootab punast vaipa, aga sai niimoodi sõnumi, et kõik info on veebilehel, et sealt saab kõik kätte. Ja see on üle dramatiseeritud, ärge tsiteerige mind, aga selline see lugu umbes mulle kõrvu jõudis.
et noh, niimoodi ei saa. Et leedukad seevastu suudavad palju paremini müüa ennast, nii nagu ma olen kuulnud, ja lõpuks Saksa kaitsetööstuse ettevõtjad koos finantseerimisega ehk siis pankadega maanduvad Leetu. Et muidugi Leedus praegu väga palju raha kulutatakse ka erinevate väeosade ehitamiseks ja nii edasi, et see on nagu väga hoo sisse saanud, et seal kui ma õigesti mäletan, isegi siis kas see oli nüüd kaitseminister või tema nõunik, oli au kohtuda, et ta peaks olema ka erasektori taustaga inimene, kes kuidagi, on pigem ettevõtja hingega. Ehk siis see on üks asi, mis mul oli huvitav tõdemus, et võib-olla ongi reklaamis ja enesekindluses paljuski kinni, miks me mingites kohtades ei konkureeri nii hästi oma naabritega. Lätlased on ka päris tublid, nende majandus nüüd nii lennukas ei ole nagu võib-olla Leedul siin paaril järgneval aastal, et neil pensionireformi minu teada pole tulemas, aga GDP kasv on neil ka väga kiire, tarbimine on neil väga tugev. Mida ma näiteks kinnisvara inimestelt olen kuulnud, mis Lätis hästi tehakse, et kui tahab keegi väljast tulla Lätti ja teha siin ühe suure tehase ja toota midagi ägedat, et siis on Lätis tehtud riigi poolt juba eelplaneeringuid valmis, et ei tule nagu tegeleda igasuguste pikkade planeerimismenetlustega ja kõikide vaidlustega, mida Eestis võib näha. Et noh, kui sa tahad Eestis ühe suure tehase teha, siis tead, et planeerimismenetlus võtab ikka ilgelt kaua aega ja seal on ilgelt palju vaidlusi. Et Läti on seda kuidagi lahendanud läbi eelplaneeringute. Mingi asi, mis näitab, et nad mõtlevad ja nad tahavad seda. See on asi, mida saab müüa. Et tule meile ja su tehas kasvab püsti kiiremini kui näiteks Eestis. Et Poolas on ka kiirem kasv, Rootsi taastub ka edukalt, et maksudes pärast, aga isegi mõned ettevõtjad, kes valivad nagu Baltikumi vahel, on hakanud Rootsit võtma oma sihtkoha riigiks, et kuhu minna, olgu see näiteks finantssektor, et minu arust finantssektor on üks nendest, mida Eesti võiks kindlasti mõelda, kuidas siia rohkem tuua, sest see on välisraha, mis tuleb siia, mis läheb ilmselt välja tagasi, me teenime siia intressi ja sellelt saab ju maksu koguda. Ehk selline tore moodus, kuidas teenida meile riiki raha väljaspoolt nii-öelda magamise ajal. Ehk siis minu ideaalis, kui me maksusüsteemi tviigime ja mõtleme, kust siis nagu tuua seda väärtust Eestisse läbi maksusoodustuste ja nii edasi, et need võiksid olla need valdkonnad, kus me saame teenida raha magamise ajal. Et olgu see siis intressitulu, mis tuleb välja laenatud raha pealt, olgu see siis mingisugune intellektuaalne omand, mille pealt saab litsentsitasusid teenida. Ehk jätame intellektuaalset omandit koju, mitte ärme vii seda ära Eestist, mis väga tihti nii juhtub, nagu ma oma töös näen. Et Eesti on nagu arendushaab, tore, me toetame selle arendamist läbi EAS-i toetuse siis teadus-arendustöötajate tulumaksu tagastamiseks, aga kuidas me toetame seda, et see intellektuaalne omand Eestisse jääks, see on see, mis nagu hakkab magamise ajal raha tootma. Selle jaoks meil võib-olla sihitud soodustus ei ole, et meil on oma tore tulumaksusüsteem loomulikult, aga mitte sihitud soodustus. Ja enda rõõmustamiseks panin siia alla Soome ka, et neil läheb päris halvasti. et jah, nendest ma rohkem rääkima vist ei hakka praegu. Siis mis majanduses veel toimub, kui Eestit vaadata, investeeringud ettevõtjate poolt on languses, et siin ma panin mõned peamised valdkonnad ka, kuhu investeeringuid tehakse. Et kinnisvara, mis puudutab välisinvestoreid, kes on Eestisse investeerinud, siis me ei saa ignoreerida meie geograafilist asukohta ja tõdemust, et me ei ole praegu kõige atraktiivsem koht, kuhu kinnisvarasse nüüd raha kinni panna. Et oleme näinud siin pigem nagu exiteid, et olgu see Kristiine keskuse müük või midagi muud. Et see on võib-olla Eesti ettevõtjatele võimalus kinnisvara oma kätte saada, osta ja siis seda arendada, eks. Ja muidugi riigikaitse on üks valdkond, ja kaitsetööstus, mis areneb palju arusaadavatel põhjustel, aga oma suuruselt, ma saan aru, ta ei ole midagi, mis panustaks nüüd väga palju
meie majanduse arengusse päriselt. Kasv on võimas, aga suurus on see, mis ilmselt ei mõjuta meie heaolu ülipalju. Ja kuhu lähevad investeeringud välja? Et ma ei oska isegi öelda, mis seal taga võiks olla, aga need on need riigid, kuhu lähevad, et Šveits, Hiina, Poola, UK, Läti, Soome on siis esikuusik. Et need on võib-olla need suunad, kuhu siis Eesti võiks mõelda, kuidas toetada Eesti ettevõtjatel välja liikumist ja milliste riikidega siis, milliseid suhteid luua. Et näiteks Läti maksusüsteemist võin tuua ühe toreda näite. Ma ei ole seda vist siia küll, olen siia välja ka kirjutanud, et kuidas nemad mõtlesid välja, et kuidas siis USA ettevõtjaid meelitada maksudega Lätti või läbi maksusüsteemi Lätti. Et nad saavad reklaamida, et meil on jube hea maksusüsteem, et kui sa Lätti oma äri teed, siis sa iga-aastaselt tulumaksu ei maksa, mis tähendab, sa saad reinvesteerida iga aasta nagu maksu võrra rohkem, eks ole. Ja see maksusüsteem on selles suhtes tore, ta on hästi lihtne, et ettevõtte tasandil kohaldub tulumaks, on ju 20%, Lätis siis, Eestis on see 22%, eks ole. Aga probleem on selles, et ta on ettevõtte tulumaksuna mitte väga madal. Leedus on näiteks nüüd 17 sellest aastat, et alles oli ta 15. Ja kui sa oled väliskodanik, eelkõige USA kodanik, kellel on igal pool maailmas topeltresidentsuse probleem, ehk siis kui sa oled USA kodanik, siis tahavad tavaliselt 2 riiki sinult topelt nahka koorida maksude mõttes. Et siis Läti tegi sellise väga spetsiifilise süsteemi neile, kus nad lõid ettevõtte tulumaksu 2, ütlesid, et kui sa oled USA kodanik, siis sinu Läti ettevõte maksab 15% ainult tulumaksu ja kui sa sealt raha välja võtad, siis sina eraisikuna maksad ka 6% otsa, aga seda 6% saab USA-s juba arvesse võtta, kui välismaal makstud maksuna, ehk see nagu üldist maksukoormust vähendab. Et selline maksutehniline nüanss, aga väga hästi sihitud, eesmärk saada USA investoreid Lätti, ma ei tea veel, kuidas see tööle hakkab, väga värske, ma kahtlustan, et seal võib-olla mõni teise riigi resident tõstatab diskrimineerimise kaasuse ülesse, aga see selleks, idee on hea ja võib-olla see toimib. Aga jah, vaadates, me räägime siin täna võidujooksust, eks ole, et mis siis toimub naaberriikides maksuvaldkonnas võidujooksu mõistes, et kes siis nagu võidab, et päris huvitav tendents on, et Baltikumis me pigem nagu suurendame maksukoormust, Skandinaavia pigem nagu tahaks vähendada. Ehk siis kumb lähenemine võidab, muidugi alguspunktid erinevad meil, aga kumb lähenemine võidab, huvitav näha. Et Leedu siin tõstis nüüd ettevõtte tulumaksu, tutvustas progressiivset tulumaksu eraisikutele, ehk siis astmelist sisuliselt, et mida rohkem teenid, seda rohkem maksad. Suhkrumaks tuli Leetu, väga põnev, Eesti suutis sellest hoiduda, et seal oli nagu mure, et kuidas me siis hakkame nagu otsustama, milliseid kaupu maksustada, milliseid mitte ja kuhu piire tõmmata. Leedukad ei uskunud seda eriti, juba kuulsin, et juba räägitakse vaidlustest, et millal joogijogurt muutub söögijogurtiks. Et joogijogurt on maksustatav, söögijogurt ei ole. Et kus sa selle piiri tõmbad, et kas jood pudelist või sööd lusikaga, ma ei tea. Igatahes nende reaalsus. Et Eesti õnneks ei pea täna selliste vaidlustega tegelema ja ma usun, et Rahandusministeerium ka väga õnnelik selle üle. Nii, Lätis pigem nagu stabiilne keskkond, ettevõtte tulumaksu nad pole tõstnud, käibemaks jätkuvalt 21%, toiduainetele nad siis alandavad käibemaksu, mis on siis sellised põhitoiduained nagu muna ja piim ja nii edasi. Sellest USA erandist ma rääkisin, ehk siis selline hästi sihitud erand, läbimõeldud erand, vaatame, kuidas see tööle hakkab. Näiteks teine erand, mis nad kehtestasid, et loodusvaramaks, et kui sa ekspordid kolmandatesse riikidesse töötlemata puitu, siis sa pead maksma maksu, kui sa ekspordid töödeldud puitu, siis sa ei pea seda maksu maksma. Sõnum, palun töötle puitu kodus ja siis müü välja, ehk loo lisandväärtust Lätis, palka inimesi, saa see puit palkideks, prussideks, laudadeks ja nii edasi Lätis ja siis alles vii see välja. Ehk siis jälle üks hästi sihitud erand. Nüüd Rootsi, Soome, et nagu öeldud, nemad pigem vähendavad oma makse,
et olen näinud finantskeskuste teemal näiteks arutelus, kas tulla siis Eesti, Läti, Leetu, et Rootsi on tulnud samuti pilti, et kuna seal maksu mõttes siis lõpuks on odavam nüüd, et Eestis on nüüd 22% ettevõtte tulumaks, Rootsis 20,6%. Ja ongi nii, et kui me olime harjunud, et me Eesti edasi lükatud tulumaks oli kuidagi loogiline vastus, et muidugi tule Eestisse oma finantseerimisäriga, siis nüüd Rootsi on ka valikus ja me võistleme, oleme ka mingisuguseid projekte sinna kaotanud. Kas just ainult maksude pärast? Ilmselt mitte, ega seda ei ütle ka keegi, tänapäeval ei tohi ka öelda, et sa maksude pärast niimoodi otsustad asju, kuhu sa lähed, mis sa teed ja kuidas sa tehinguid struktureerid, see võib ikkagi kätte maksta erinevate reeglite kaudu, aga see on reaalsus. Ja mida Soome ja Rootsi veel teevad, maksusoodustused välistööjõu sissetoomiseks, ehk siis Rootsis näiteks SINK-maks, ehk siis töötajate töötasud ja pensionid, et kui sa oled välistöötaja, tuled Rootsi, et siis sa saad selle raha madalama maksuga kätte. Ehk siis nemad proovivad niimoodi kvalifitseeritud tööjõu probleemi lahendada. Et sama siis Soomes, mis puudutab siis mitteresidendist võtmetöötajaid. Ja Eesti arengutest olete kindlasti uudistes ise lugenud, kuidas meil siin läheb, et meil on nüüd automaks, meil sooviti maksurahu, et kindlasti mulle tundub, et õigusloomes selleks aastaks äkki on maksurahu, juristina võin öelda, et rahu päris ei ole, et olgu siin automaksu mingisugused erinevate kohtlemiste teemad, hasartmängumaksust saite te uudistes juba kindlasti lugeda, et kuidas siis see üks sõna sattus kuhugi kohta, et teil kindlasti igalühel on oma teooria, miks siis see maks ära jäi. Minu teooria on see, et keegi trükkis selle ühe sõna niimoodi, aga ta ei vaadanud, kus kursor on arvutis ja siis see oli vales kohas ja siis see sõna sattus sinna niimoodi. Aga ma ei tea, et on teooriaid erinevatest kinnimaksmistest kuni milleni iganes, et mis see tõde on, jumal teab ja jumal sellega. Et Eestis ma loodan õigusloomeliselt on vast maksurahu natukene aega, aga kui kaua, nagu siin enne öeldi, et tõde on ju see, et kuskilt tuleb raha leida defitsiidi katmiseks ja uutest maksudest ilmselt pääsu ei ole. Et kuidas seda kujundada? Et siin on Arenguseire Keskus erinevaid ideid välja pakkunud, et kas digitaalse maailma lahendus, võrdse stadi lahendus, keskkonnakriisi lahendus, et need pärinevad 2021. aastast. Ja ega ei oska öelda, millist valida. Et tegelikult see on asi, mis läheb juristi maailmast nüüd kaugemale ja mida ma ei peaks kommenteerima, et see on rohkem majandusinimeste nüüd arutleda, et mis siis see õige on ja mis vale on. Et ma olen selles vallas nüüd päris diletant, kui aus olla. Aga mida minu praktikuvaade ütleb, mida ma oma igapäevatööst näen, et kuhu võiks siis nagu panustada, et minu arvates Eesti edasi lükatud tulumaksusüsteem, mis meil ettevõtetel on, et see on jätkuvalt müügiargument ja see on oluline ja minul oleks väga hea meel, kui see säiliks. Stabiilsuse puudumine on üks asi, mis on pannud välismaale vaatama mingeid ettevõtjaid, et seda oli kõige rohkem näha julgeolekumaksu ajal. Võiks mõelda teadus-arendustegevuse maksusoodustuste peale, mitte nüüd tööjõukulude kaudu, aga selle kaudu, et kuidas Eesti IP-d päriselt jätta. Et mulle meeldib jätkuvalt idee, et riik võiks raha teenida ka magamise ajal, ehk siis see on üks moodus, kuidas seda teha. Ja maksuristina õigusloome kvaliteedi küsimused ka, mis lõpuks haakub sellega, et me tahame hästi õhukest riiki, et äkki riik on liiga õhuke juba, äkki see on põhjus, miks sellised hasartmängumaksulaadsed ja muud sarnased asjad lipsavad seadustesse ja põhjustavad natukene probleeme, ei tea. Jällegi mõttekoht. Ja maksuerisused, mida kohaldada, et mulle oma töös tundub, et finantskeskused võiks olla üks asi, mille peale mõelda, et kuidas lihtsalt raha Eestisse tuua ja panna see lihtsalt meile kasumit teenima. Et selleks ei pea nüüd väga palju ju muutmisi. Ja välistööjõud ka, aga see on tundlik teema. Okei, aga ma arvan, et need olid põhisõnumid minu poolt
ettevõtjate vaatest mulle tundub, et rahu, selgus ja selge sihik võiks olla need 3 sõna, mida maksusüsteemi edasi kujundamisel silmas võiks pidada. Aitäh! Aitäh, Kaido! Võib-olla tuleme alguses siia ühe mure juurde, et me oleme seal praegu esimesel kohal, sa rääkisid, et aga inimene mures, et äkki me hakkame sealt nüüd hoogsalt nagu allapoole tulema, sest maksuseadused lähevad järjest keerulisemaks, maksukeskkond ebasoodsamaks. Kuivõrd sa jagad seda muret? No ega igas edetabelis ei pea nüüd tingimata esimesel kohal olema, et mina nüüd sellepärast nii väga mures ei ole. Et ma olen nagu rohkem ikkagi mures päriselt sellepärast, kuidas Eesti majandusele elu sisse saada ja oma töös ma olen vist valmis ohverdama selle, et mul ei ole seda head müügiargumenti, et ma ei pea selgitama, miks meil hea on, vaid saan öelda, et vaata tabelit. Et ma arvan, et see ei ole nagu päris probleem ja ma arvan, et number 1 eesmärk meil ei peaks valikuid tehes olema nüüd see, et kuidas me seal tabelis ikka esikohta hoiame, et me jumala eest lätlasi mööda ei lase. Et ma ei tea, see ei ole päris minu. Kas sul on infot, millisel tasemel on Eestis maksutahteindeks, et kuivõrd me nagu üldse oleme nõus makse maksma? Keeruline öelda, praegu on nii turbulentsed ajad, et vähemalt oma klientide pealt ma näen, et see tahe on nagu Ameerika mäed, eks ole, et vahepeal tahad ettevõtlust ajada, tahe on nagu maksta, tahe on Eestit toetada, isegi kui sa oled väga suur ettevõtja ja vaatad nii-öelda välismaale, kes hoiad oma keskuse Eestis, on ju. Et mitte sellepärast, et siin tingimata oleks äge maksukeskkond, aga et sa oled nagu patrioot. Aga noh, mida ma jälle näen, et mis nagu seda tahet natuke õõnestavad, on võib-olla väike probleem õigusselgusega maksureeglites, et noh, okei, millal maksuseadused on nüüd täiesti selged olnud, et kõik teavad, et need on läbi ajaloo üks parasuudus olnud, eks ole, et tudengitele ka õpetada, siis tead, et see on üks keerulisemaid valdkondi. Aga see on see, mis natukene on nagu, ma näen ettevõtjatel moraali alla viinud, et noh, viimasel ajal kas või OÜ-tamise teemad, disclaimeril ütlen, et ma olen ka kaitse mingites kaasustes, et siis ma nüüd kuidagi ei tee siin propagandat kuidagi pidi. Aga noh, fakt on see, et reeglid on suht ebaselged ja kui me enam ei ütle, et kuule, et me arvame, et sa nagu ei käitu õigesti, maksa maksud ära, vaid ütleme, et kuule, et me paneme su vangi, on ju, et kuigi reeglid on ebaselged, siis võib-olla see pole päris see sõnum, mida anda. Seda ütles mul isegi kohtunik istungil ühes suhtes case'is, nii et ma sellepärast julgen seda välja öelda. Aga niisugune lühike küsimus täpsustab inimene, et mille poolest erineb Läti niinimetatud USA tulumaksuerand USA topeltmaksustamise lepingutest, mis tal on ju enamike riikidega? No seda ei saa öelda, et kuidas see nagu erineb, et selle mõte on see, et kui võrrelda Eestiga, siis kui Eestis maksab ettevõte ära 22% tulumaksu, siis USA-s omaniku jaoks see on võõras maks. Et see on ettevõtte makstud, see ei ole omaniku poolt makstud maks. Ja ta ei saa seda arvesse võtta USA-s, vähemasti enamasti. Lätis võõras maks on ettevõtja jaoks mitte 20%, vaid siis see 15% ja siis seda 6% ta saab juba USA-s arvesse võtta. Ehk siis see aitab tema USA maksukohustust vähendada. Ja noh, maksuleping kahjuks siin abiks ei ole, sellepärast et maksuleping ütleb, et Eestil on õigus seda 20% maksustada, Lätil on õigus seda 15% maksustada. Et see on natuke nagu teine teema. Et see on küsimus sellest, et kelle maksu me kogume. Et Eestis me kogume ainult ettevõtja tasandil, Läti lõi selle nüüd 2 jupiks ja ütles, et võt seda teist juppi, palun, sa saad USA-s arvesse võtta, et see on nagu kingitus. Läti saab raha ikka, aga USA-s aitab see maksukoormust vähendada, et sa annad midagi ära ilma midagi kaotamata. Ja viimane küsimus, et arvestades meie Tervisekassa väljakutseid oma eelarvega, et ma saan aru, et sa natuke olid nagu kriitiline see Leedu suhkruaktsiisi osas, aga kas ei oleks nagu mõistlik, et see suhkruaktsiis kehtestada ja seal kogutud raha siis Tervisekassasse suunata, sest haigused vajavad ravimist, võiks ennetamiseni ka jõuda, et oleks ju nagu päris mõistlik tegevus või lobistid lähevad väga agressiivseks? Lobistide osas kindlasti osad lähevad agressiivseks ja osad ei lähe. Et hetkel ei ole selles vallas ka väga palju tegemist olnud, aga noh, Lätis ta on olemas.
Leedus ta on olemas, ma kahtlustan, et ta jõuab ka Eestisse ühel hetkel. Et mis on see, nagu see päris küsimus siis, et mida me siis maksustame, mida mitte ja mis on võrdne ja mis ei ole võrdne. Et ma mäletan, miks Eestis ta kunagi, see on võib-olla põhjus, miks ära jäeti, aga idee oli siis jooke maksustada, aga kuskil tulid välja andmed, et tegelikult päris probleem on kommid, igasugused sellised nagu magusad söögid, ja kuidas sa siis ütled, et me tahame hoida tervist ja maksustame jooke, komme sööge edasi, aga probleem tuleb kommidest, hambad lähevad selle pärast katki. Et kui me selle suudame ära lahendada, ma arvan, et siis on nagu okei vist. Suur tänu, Kaido Künnapas! Aitäh!